paremad kohad. Nii, aga alustame peale. Kell sai just 8 ja head suve algust kõigile. Lõpuks on see suvi käes, kaua oodatud. Ja tundub, et lähipäevadel lükkab selle termostaadi ikka päris sinna ülespoole. Termostaati. No, sa arvad, et see sätib ära ja jääbki? See on see jah, vana jumala termostaat, et tema sätib niimoodi. 30. Praegu muuseas on nii, et kui te olete jälginud mingit veetemperatuuri, siis vesi on soojem kui õhk tihtipeale. Nii et ma ei tea, meie ei ole veel käinud nii-öelda Emajões, on ju? Jah, mul üks tuttav täna väljendas üllatust. See polegi veel käinud, vesi on 20 kraadi. Ja. Meil on nüüd küll sild on jälle uuesti valmis, nii et on kõik on nii-öelda valmis, aga täna me oleme siis kokku kogunenud selleks, et rääkida suvetoodetest. Sellepärast tihtipeale uued inimesed küsivad, no kas teil siin ka suvetooteid on ja millal tulevad suvetoodetele allahindlused? Uued inimesed tihtipeale ei saagi aru, et allahindlus, meie kaubamajas käib allahindlus 24/7, iga päev käib allahindlus. Ja lihtsalt unustame selle ära, et me selle allahindluse oleme juba ühe lihtsa koodi võtmisega juba saanud. Ja kui sa natuke oled soovitanud edasi ka, siis tulevad sulle suuremad allahindlused. Ja me palusime siis teil natuke mõelda ja ette valmistada, mis võiks olla need 3 toodet, mida te jaani õhtule kaasa võtaksite. No siis on homme on jaani õhtu, ei. Mulle paati segamini, kas on homme on jaani laupäev, on ju? Ülehomme ei ole jaani neljapäev. Homme, jah. Neljapäev on laupäev. Ja reedel on jaani laupäev, on ju? Laupäev on neljapäev. See kõlab naljakalt. Jah, just. Aga et alustame Annela sinust võib-olla siis, et mis võiks need 3 toodet olla, mis sina siis jaani õhtule kaasa võtad? No arvestades siis seda, kus sa siis oma jaani õhtu loomulikult veedad? Ka metsas ja lõkke ääres, ma arvan, toidan sääski ja räägin toredate inimestega. Ma arvan, et ma alustan tegelikult millestki niisugusest, ilma milleta ma vist enam ei oskagi olla. See on eespringi vesi. Et siis kas natuke suuremas pudelis või tegelikult see sama, ma võtan käekotist. Ma ei tea, kust mehed võtavad, aga naised võtavad käekotist. Et mul on alati see kaasas siis kas või suuremas pudelis. Siis, et mitte teiste mõtteid ära võtta, siis mul on alati kotis batoon. Ma jätan söömata need šašlõkid, pigem eelistan batooni. Ja üks 3. toode, mida ma mõtlesin, et mis mul on olnud kaasas. See kõlab võib-olla ka kuidagi teistmoodi, aga ma olen võtnud kaasa enda kohvi. Mul on üks selline väga kindel ja väga hea termos, millega võtan kaasa selle kohvi ja mida võib ka õhtul hilja juua. Nii et tegelikult need on minu 3 toodet. Et need on mul kindlasti kaasas. Suurepärane. Kõik tooted sobivad hästi ka Helppoint programmiga. On ju? Kuigi me ütleme siis nüüd ausalt, et šašlõkki, kui on puhta liha šašlõkk, siis šašlõkki ja salatit võib küll süüa, vorste ei maksa süüa. Jah, just. Aga läheme edasi. Silja, mis on sinu 3 toodet, mille sina siis jaani õhtule kaasa võtaksid? Ma ei tea, mis näitama. Nii. Ilma milleta ei saa hakkama on see, mis Sille viimati näitas, mis aitab kõigi nende sääsammustuste vastu hästi. Järgi proovinud. Ma arvan, et ilma selleta ma ei lähe vist enam kuskile. Siis muidugi see, mis ma rääksin, see huulepulk kuivadele uutele, sest huuled kuivad kogu aeg. Ja siis 3. asi oleks see, mis viimasel ajal on üks pop lause ja lööklause muidugi, et joogid autosse või söögid autosse. See kindlasti kaasa. Aitab alati jaanu vastu. Need oleks minu 3 toodet. Väga tore. Kuidas sulle see uus vesi maitseb? Tead, ma ei ole ikka sellega veel ära harjunud, see on kuidagi kummaline. Tal ei ole gaasi sees ja siis, no joodki nagu vett. Gaasiga joogid on natuke teistmoodi tunde annavad, aga see on lihtsalt jood kas või vee eest või ma ei tea, väga kummaline. Aga väga kasulik.
aga jah, et kui me kogu aeg mõtleme, et mis seal sees on, näiteks, et kui sulle öeldakse, et aga nüüd tuleb müügile vesi, kus on sees 100 ühikut tarkust. Ma arvan, et siis väga paljud jooksid seda rohkem. Võtaks selle. Ja kuna selles joogis on 100 ühikut ilu sees, siis tuleb seda juua. Ma loodan, et on. Juba paistab. Jah. Aga Kaisa, missugused oleks sinu 3 toodet? Nii, kusjuures ma vaatan, et mis see pilkoviini siin peal tähendab. 1 gramm. Midagi head, et siin on ju issand jumal E-vitamiin, kollageen, biotiin, B-vitamiin, tõeline. Ilmselgelt mul on veel eraldi pakina siis kaasas kindlasti. Kusjuures mina olen selle UXS-iga nii ära harjunud, et selle on tegelikult ohtlikum, just enne rääkisin siin, ohtlikum ei ole kaseeritud. Kaseeritud jook vaata täidab kõhu enne ära, aga seda joodki nagu vett. Aga tasub meeles pidada, et siin siiski on kofeiin, et kui sa õhtul seda jood, et siis kella 3-ni sa võid tähti vaadata. Et mõjub küll kofeiini eest ka. Nii, siis kindlasti lokilapid. Esiteks sellepärast, et ennetada üldse sääsepunne, enne ennast kokku tõmmata selle lapiga ja või teha maski ja silma siis lõigata. Okei, see oli nali. Ja plekid ju. Esiteks, kui kas rohuplekid kuskil jalatsitel või mingi liha kukub sülle, ikka juhtub alati. Nii et lokilapid on elu päästjad, kel 3 tähti ei näe. Ja. Nii, ja siis minu 3. toode, no võib-olla ma päris laua äärti seda ei võtaks, aga kui on kuhugi ööbima minek ja mina olen kindlasti kohe, siis mina ilma ambaniidita üldse õhtuti kindlasti. Nii et ambaniit on see, et kui mingit liha olen söönud veel eriti, et igapäevakasutusest küll, aga veel eriti huul, kui see jääb jaanipäeval maha, nii et võtan kaasa ja olen sääsevaba, ergas ja hambad on ka puhastanud. Vot. No jah, jaanipäeval võib ju kella 3-ni üleval olla vabalt, et ei ole ju probleemi. Sõnajala, ei, seda ei pea enam otsima õige. Sellega oli oma. Sellega oli oma. Sellega oli oma juhu. Ainult, et tähti sa ei näe, nagu Urva kommenteeris ka, et neid ei paista tõesti. Tähti lihtsalt ei ole, sest et minu ema ütles ka, et tähti ei ole enam, et tähed on ära kadunud. Aga kui mina kell 3 öösel käisin terrassi peal, siis ühte tähte ma nägin. Üks on, seda ühte või otsid. See oli teletorn. Nii, aga Eerika, mis oleks sinu 3 toodet, mille sina siis jaani õhtule kaasa võtaksid? No üks toode on selline, millest Kaisa juba juttu tegi, see sama kiirabi, mis on siis võib kaasa võtta endale ja sõpradele, et ka ühele väike jaanitu kingitus ka, et kui kombel me teeme jõulude ajal kingitus ja siis teha ka jaani ajal. Siis jah, et selline mõnus päästi. Ja see sama, et kui ka plikid tulevad, siis ei ole mõtet ju kohe hakata seal muretama ja oma riiete pärast, et siis on kohe olemas. Millega nii, no mina olen kätte selle paki ja ma joon seda UXS-i ka täitsa hea meelega, et võtin seda vahetuse mõttes, et siin on gaas sees ja ta tekitab nagu kuidagi, mulle tundub, et liha seedimisel aitab gaas. Et igasugused kõik need šašlõkid ja muud taolised asjad, jah, et nii ja siis ta ei lase ka magama jääda, et saab ikkagi täie ilu kätte ja siis see on selline, mis sääsepunnidele kohe kui peale piserdada, et siis pärast ei tügeleni uuesti. Aga pärast jaani, kui need punnid ikkagi on, et siis see sama, et laseme tuttud peale ja ikkagi ongi 3. Jah,
Väga tore. Suurepärane ja tundub, et praegu sinu tooted oli selles mõttes suurepärased, et neid ju kellelgi teisel ei olnud. Kaisal oli lokilapid. Kaisal oli lihtsalt vähem neid lokilappe, Kaisal ei ole neid nii palju vaja. Aga Urvo, mis oleks sinu 3 toodet, mis sina siis jaaniõhtule kaasa võtaksid? Ma pean nad lõkke juurde kaasa võtma. Mis plaanid sul on, et ükskõik, kas lõkke juurde või? No ilmselt 3 kõige paremat toodet, mis ma nagu kaasa võtan, neid siit Ammerist osta kahjuks ei saa. Aga kui me pidame toodetele, ma ütlen niimoodi, et sellesse päeva ma võtaksin kaasa. Ei hakka sinna lõkke juurde kaasa võtma. XS-i valgupulber, mul lihtsalt see meeldib. Siis Rhodiola, et päev kestaks kauem. Ja väga lihtsalt omega 3, et aju ikka nokiks edasi. Nii lihtne see ongi. No muidugi, jaanipäeval on ka ju vaja keha nii-öelda toita ja turgutada. Ja äkki, kui sa võtad kõiki neid 3 toodet korraga, äkki see mõjub sääskede vastu ka? 100%. Kuulge, ütlen vahel, kas küüslauk mitte ei peleta sääski või? Jah, kui välja hingata. Aga et siis sa pead närima. Aga seda me ei soovita. Ja, siis sa peaks selle küüslaugu tableti ära närima, mida me eriti ei soovita. Jah, kui sa küüslauku sööd. Kui sa küüslauku sööd, kas see ei ole kuidagi läbi naha? No ei tea. Ikka on. Ja naha peale määrida ka. Veresse ingub küüslaugu vitamiinid. Et viis ka seda kapslit äkki näiteks hinge alla ja siis lõkke äärde vaatame, kuidas on. Ja, tuleb proovida. Nii, Siiri, aga mis oleks sinu 3 toodet, mis sina siis jaaniõhtule kaasa võtaksid? No võib-olla olen natuke unikaalne, aga võib-olla mitte. Selline on välja valitud klister. Sellega saab palju teha, igas mõttes. Lapid. Ja uleläige. Inimene peab ilus ja puhas olema. Ja. Isegi kui kummikud on jaanilõkke ääres jalas, siis ikka peavad huuled punased olema. Vaata, kui tuli ära kustub, siis saab siit ka tuld. Lõkke pikendus. Jah, väike sinine tulukene on näha, mõni võib-olla jookseb selle jaaniussi peale kohale. Mine tea. Ja muu hulgas võin öelda, et ma tulen teile jälle sinna lähedale. No. Kärknasse. Wow. Ja, meil elavad seal sugulased, ma olen seal mitu aastat käinud. Kiviga võib-olla viskaks ära ka. Ma pole uurinud. Kui me kiviga pihta saame, siis me teame, et sa oled sugulaste juures Kärknas. Ja ühesõnaga see Tallinna rist, kui juba rääkima jäime, sealt keerad vasakule ja kohe sinna ülesse mäe otsa. Sinna lähen. Mulle tundub, et otsejoones on päris lähedal see asi. Väga tore. Ja, Väga tore, aga läheme edasi. Anneli, mis oleks sinu 3 toodet, mis sina jaani õhtule kaasa võtaksid? Mina võtaksin kindlasti kaasa XS-i ja ma mitte võtaksin, vaid ma võtangi. Et ma olen juba selle läbi mõelnud, sest jaanipäev on ju juba ülehomme on see tähtis päev, eks ole, ja me just praegu arutasime, sellepärast ma ka vabandust, ma hilinesin, et mul oli just sugulastega jutuajamine, et mida ma kaasa võtaksin just sellel teemal. Ja ma ütleksin, et mina võtan 2 plokki XS-i, sest teatavasti tuleb olla kaine autojuht. Ja siis kindlasti, mis ma võtan, kuna mul on ka laps, võtan selle, see on juba mitmel korral aidanud, et panen niimoodi punni peale, eks ju, et see on ikka tohutult tõhus vahend, sest siis lapsele ei sükele. Ja siis ma võtan kaasa ka muidugi need, et see ei ole üldse, ma ei ole enam originaalne, et kõik juba võtavad neid, aga need on alati nagu hästi vajalikud. Nendega määrin ennem endal niimoodi sisse, sest ma ei kannata ise neid kihulasi ja
ja tõrjun neid väga palju ka ja lapsi saab ka neid sellega määrida, vaata kaelakohad, eks ju, mis on paljad, et siis, et need sääsed ära ei sööks. Ja siis päeva, kuna teen lastele nüüd iga päev ja endale ka, siis see pane niimoodi, et keefir, siis XS ja see pulber ja natuke banaani ja teen sellise nagu smuuti mikseris kokku ja kõrrega joob, et mul on selline laps, kes nagu ma pean, ta ei söö midagi ja siis ma pean vaatama, mis talle sobib, aga see talle sobib ja mul on väga rõõmus meel, sest siis ta saab neid vitamiine ja valke ka ja vahetan seda teise proteiinipulbriga, et need on nagu minu meelest väga head, toidavad lapse ka ära. Ja see XS-i nii-öelda valgupulber on selles mõttes, see on juba nii-öelda selle lahustatud või selle lõhustatud ahelaga. See tähendab seda, et ta imendub nii-öelda organismi kiiremini kui tavaline nii-öelda valk. Ja seda lastele eriti soovitatakse. Nii, väga tore, aga Martina, missugused oleks sinu 3 toodet, mis sina lõkkejääde kaasa võtaksid? Nii esialgu ma vabandan, mul ei ole kaamera pilti täna, ma lihtsalt jutustan natuke. Et ma võtaks kaasa kindlasti XS-i, mida on korduvalt mainitud. Ja teine asi, mida on juba mainitud, mida ma kaasa võtaks, on see klisteri sprei. Et lisaks, et ta aitab hästi ka sääsapunnide korral. Ma olen teda proovinud ka niimoodi, et ma olen ise kukkunud ja nagu selle väikse kas marrastuse või haava koha peal lihtsalt korraks peale spreitans, et ta tekitab nagu kaitsekihi peale. Et ikka jaanipäeval juhtub, et me kõik vahepeal komistame. Ja 3. asjaga niimoodi, et kuna minu kaasa jaanipeole ka minu kassipoeg, siis ma võtan tema lemmiku ämri asja kaasa, milleks on meie roost need svammikesed. Mul on need kõik svammid kadunud elamisest, enne kuni ma uue karbi avan, sest et talle meeldib mängida nendega. Et kui kellelgi on veel kass, et neil ei pea üldse kalleid mänguasju ostma, lihtsalt andke üks väike svamminusik, keda on jumala õnnelik. Praegu me saime väga hea mõtte, sest meil on siin Sandra Kass meie juures ja just me pakkusime. Täna hommikul ta mängis selle kiudaine pakiga, selle pulgakesega, aga seda traatnuustikut me ei olegi taibanud talle veel anda. See kiudaine pakk oli ka väga huvitav, see lükkas keset põrandat ja siis ta valvas seda ühes toanurgas ja sööstis sellest mööda, siis ta valvas seda teises toanurgas ja sööstis sellest mööda. Aga me siis katsetame nüüd selle nuustikuga. No näete, kui kasulik on saada siis selliseid mõtteid, mida siis lõkkeäärde või siis jaaniõhtule kaasa võtta. Aga Sille, et mis on siis sinu need 3 toodet, mis... Või ma räägin Räägi sina enne selle. Ma räägin jah, sest ma tean, mis tal on. Ma natukene siis arvestasin sellega, et me lähme koos. Et kuna meie jaanipäev on, seekord on koos sellise ansambliga nagu ABBA ja see on Londonis, siis me peame arvestama, mida me sinna kaasa saame võtta ja loomulikult me võtame kaasa hambapasta. No kus sa saad minna lõkkeäärde ilma hambapastata, on ju? Happakontserdi visatakse välja, kui hambad pesemata. Ja loomulikult on happakontserdile, sa ei saa minna, kui sul ei ole hambaharja. Ja sa ei ole üldse mingi õige Eesti mees, kui sul ei ole žiletti või no mitte žiletti, sul ei ole seda habemajamismasinat. Tarvikut. Jah, käsimasinat, ma mõtlen. Et need on 3 asja, mis tõenäoliselt meil tollist ära ei võeta ja lastakse üle piiri. Et me tahaks väga hästi XS-i kaasa võtta, aga XS-i sa pead enne ära jooma, enne kui läbi saad. Nii. Ja sinu originaalsed tooted. Minu originaalsed tooted, kuna me lähme reisile, siis tuleb minuga kaasa reisikomplekt, sest kui sa lähed ABBA-kontserdile ja muusikali vaatama, siis peab ikka natuke kreemi peal olema, nii et reisikomplekt. Siis kuna Talisel oli hambapasta, siis ilma hambaharjata ma minna ei saa, aga tema võtab siis hambapasta, et siis on mul ka hambad pestud. Saad minu käest hambapastat siis? Sina, muidugi, sa ju annad mulle hambapastat, on ju. Ja siis on mul tegelikult 2 ühes. Ütleme siis niimoodi, et mul on komplekt 2 ühes, sest see batoon, lihtsalt ma praegu vaatan seda batooni ainult ja mul tuleb juba vesi suhu, ma tahaks seda kohe süüa, aga kuna me ikkagi lähme Londonisse, siis ilma huulepulgata ikkagi ei saa, nii et siis tuleb uus huulepulk minuga kaasa. Jah,
suurepärane ja tõenäoliselt on see huulepalk pääseb ka tollist läbi ilusti, on ju. Ja Sabin ütles, et praegusel ajal pääseb, vanasti ei pääsenud, aga nüüd juba pääseb. No vot, nii et tegelikult ma arvan, et me kõik saime selliseid huvitavaid nippe. Eriti ma võiks öelda nii, et ma küll üles ei kirjutanud, aga ma võiks öelda, et jaaniõhtu kõige suuremad tegijad on XS ja Glister. On ju, et Glister ja siis tulevad huulepulgad, on ju, et need, mis on meestele eriti meeldivad, on ju. Sest naised teevad ju meeste jaoks ennast liimulaks. Ahaa. Ei tee või? Iseenda jaoks ka. Iseenda jaoks ikka kõige enne. Loomulikult, jah. Valis iseenda jaoks, kullakene. Kui naine iseendale meeldib, siis ta meeldib tema oma mehele ka. Jah, just. Peeglike seina peal, nii et siis tuleb seda pidevalt meelde tuletada. Nii, aga räägime natuke siis muid uudiseid ka, et Läti tellimus läks ära ja Läti tellimuse me saame kätte siis, kui me nüüd läheme ja tagasi me tuleme esmaspäeval, esmaspäeva õhtul on Läti tellimus, kes siis tellis, saab alates teisipäevast kätte. Poola tellimusega on nüüd selline asi, et see auto, mis sõitis eelmisel nädalal ja see läks katki. Mis tal seal juhtus, kas kumm või mootor või ühesõnaga. Igal juhul esialgu olid väga suured järjekorrad, nagu te olete ka meediast näinud, et tegelikult on suured järjekorrad, aga et õnnetuseks läks veel see auto katki ja nüüd me siis ootame järgmist informatsiooni ja oleme tegelenud aktiivselt sellega, et leida uued võimalused, kuidas siis Poolast tellida. Ma rääkisin täna ka Amway Poolaga sellel teemal, et kas on võimalik otse tellida. Ei ole võimalik sellepärast, et need tooted ei ole ametlikult Eesti turul. Ja kui ei ole ametlikult, siis nad ei saa seda nemad ei saa ise saata. Ja täpselt sama on nii nagu Läti toodetega, et kuna glükosamiin ei ole ametlikult Eesti turul, siis ei saa ka... Jah, nad rikuksid seadust, kui nad saadaksid. Aga et meil on juba niimoodi tunneli lõpus juba väike valgus paistab. Nii et loodame, et me saame selle asja korralikult käima ja siis peaks tegelikult asi tulema ikkagi suhteliselt kiiresti. Et see kontaktisik, kes meil Amweis on, et ta ütles, et Poolas on praegu need uued tooted, mis Poolas siis on, need on täielikult müügihitid. Ja praegu on see testperiood on nendel riikidel, kuhu siis Baltikum praegu kahjuks veel ei kuulu. Aga loodetavasti varsti saavad Balti riigid ka siis neid tooteid proovida. Ja nüüd on nüüd selline küsimus teile, et kuidas te arvate, et kas suvel me teeksime tooteõhtuid ikkagi iga teisipäev või teeks üle teisipäeva? Meil ei ole probleem teha iga teisipäev. Kuidas teiega? Meie teemasid igal juhul leiame. Aga et kuidas teil on, et praegu... Prooviksime äkki. Mida me proovime? Prooviks üle teisipäeva või? Proovime, vaatame, et kui hakkab igatsema, siis teeme tihedamalt jälle. Jah, me võime näiteks teha nii, et praegu ütleme juulikuus teeme siis üle teisipäeviti, on ju. Näiteks, siis on juulikuus 2 tootet. No see tähendab siis järgmine nädal tegelikult ei ole, on ju, 28. No 28 on juuni. No jah. Aga siis ongi juulis, see jääbki 2. Üle teisipäeviti. On ju. Et prooviks seda, et siis on... Et siis järgmine kord ei ole ja on siis ülejärgmine. Ja, et 28. ei ole ja siis on juba juulis, jah, teisipäeval. Et siis vaatame, et siis... Ma saan aru, et Eerika vastas ja Kaisa vastas, et kuidas Anneli vastab üle teisipäev. Aha. Urvo ütleb, näed, iga nädal ikka. No vot siis. Nii. Minu poolest võiks ka olla iga nädal, ei ole probleemi, ükskõik kus me oleme, kui internet on olemas ja töötab. On palju on siis neid. Aga teeme siis ikkagi
iga nädal, sest meil alati on millest rääkida. Aga süsteemiõhtud? Süsteemiõhtud jäävad ka nüüd välja arvatud nüüd selle reede süsteemiõhtu, et siis on juba selline siis on ju jaanipäev, et siis jaanipäev ja võidupüha. Siis on nagu riigipüha. Riigipüha, et süsteemiõhtud igal juhul jäävad, et ma arvan, et seal on meil isegi rohkem rääkida kui tooteõhtutel. Sobib. Ja mida siis teile soovida? Õige. Urvo, pidime sinult küsima, kuna sina peaaegu oled juba, sind enam ei paistagi kaamerast, sellepärast, et sa oled nii kõvasti maha võtnud. Et kuidas sul selle HelpPointiga nüüd läinud on ja kas nüüd programm on juba lõppenud või on lõppemas ja missugused on sinu siis nähud? Nähud, kõrvalnähud. Võõrutusnähud. Tuul veel ümber ei tõuka ja pooleks ei murra, kui vähe kõvem on, et toetavat dokki ei ole vaja. Jah, praegu on Add More Food Day number 10 tänase päeva seisuga. Et tšut veel, lõpus irge paistab kohe-kohe. Saavutus on siis 82 pealt siis 74 poole peale. Arvutage ise nüüd siis matemaatika, kellel on. Super tulemus. 8 kilo peaaegu, jah? Peaaegu, jah. Vaata nii nagu Eerika ütles, meil alati ütles nii, et vist võipakkides või millega Eerika mõõtis? Võipakkides. Oli, on ju, et kui sa nüüd võipakkidesse ümber arvestad, siis ma arvan, et praegu sa ei leiegi poest nii palju võipakke. Vaatame kohe. 8 mitu, jah. 8000, eks ole, on ju siis 8000 grammi ja jagame 32 40 võipakki. 200. 40 võipakki. Wow. Jätame nüüd või? Okei, et tahtsin veel juurde lisada, et ma tegelikult ei olnud piinlikult täpne, ever. Põhimõttelist programmi nagu täitsin, et kõndisin hommikuti, no lõpuks jõudsin ikkagi sinna 5000 sammuni välja. Päevasammud ujusid seal siis 10 000 siis 20-ni, seal loksusid oleneb päevast, eks ju. Et mõnusaid patupäevi tegin ka. Ma kordagi ei kaalunud toitu. Ma jälgisin lihtsalt nii nagu on, et peoga üks muna on üks muna. Mingid juustuviilupakid, ma jagasin ära, et ta püsiks seal normi piires, et kui viilud on ja sa tead paki kaalu, siis sa saad teada, et mitu viilu sa võid süüa, et oleks õige kogus. Aga tegin ühe tähelepaneku, millest siiamaani keegi ei ole rääkinud. Ma ei tea, kas see on oluline, võib-olla mõningad uute jaoks see võib oluline. Kas keegi on arvutanud, kui palju on olnud tavatoidu nagu eelarve nendel päevadel? Kas keegi on üldse arvutanud siin ringis? Me kunagi rääkisime. Me igatahes algus ma ei mäleta enam, aga meie arvutasime, meile läks igatahes vähem raha. Vaata ja Siirli ka. Et ma täitsa algusest pihta ei hakanud, vist esimene nädal ei teinud seda, vist teisest äkki, täpselt ei mäleta. Tänase päeva momendini on päevatoidu kulu on olnud, ta alati ujub natukene, see statistiline keskmine, aga circa 5,5 euri. Mis on müstiliselt vähe. Ma ise imestasin. Et see on vaata, et sa planeerid rohkem oma toitu ja teine asi on see, et meil see abielupaar, see Priit ja Sirle, kes tegid, nemad ütlesid ka, et ühesõnaga toidu peale hakkas minema tunduvalt vähem raha. Sest muidu varem puhtalt, kui ma käisin töö ajal lõunal, siis lõuna ise maksis juba 5 või 6 euri. Ja siis on veel hästi saadud, eks ju. Jah.
et kukkumine oli vähemalt 2 korda eelarvega. No, nii et lisaboonus milline, eks ole? Et nüüd võib selle kokkuhoitud raha eest kooki osta küll. Ja, et eelarve kukkus ja Nüüd saab rohkem kooki osta. Aga väga äge. Ja ütleme see, aga kuidas sul ütleme, nii-öelda energia või ütleme selline enesetunne on selline, et kas sa oled nüüd, sa tunned nagu, et rohkem energiat on, nagu jõuad rohkem või? No pigem on, ma selle koha pealt ei oska öelda, see on kõik aeg sama olnud, ta ei kukkunud või kasvanud, aga võib-olla siis see emotsionaalne enesetunne on igal juhul kordades parem, siis kui sa ikkagi näed, et sul 7 kilo nagu kuhugi ära kaob, siis emotsionaalne enesetunne ikkagi läheb oluliselt paremaks ja särginööbid läksid kinni. Ja väljanägemiselt ka, Urvo. Tegelikult väljanägemiselt ka, väga tore. Ja, just. Super. Ja, see on lihtsalt nii tore ja see emotsionaalse koha, üks asi on see, et see rõõm lihtsalt, et sa näed tulemust, aga teine asi on see, mis seal, mis ta on, ma ei saa nüüd öelda, see salvestus, mis selle arstiga intervjuu teeb, Sharin Veeb, seal ta ju ütleb ka, et tegelikult see programm, kui kõik need nagu vajalikud toidulisandid võtta, siis ta tegelikult nagu tasakaalustab inimese närvisüsteemi, et mis on ju ka veel ekstra tore. Nii et äge. Äge, jah. Meil on hea meel sinu üle. Ja meie võime oma kogemusest öelda, et kui ikkagi programm on läbitud, ja sa jätkad nagu programmi põhimõtetega, selles mõttes, et mitte ei tee programmi, aga sa jätkad programmi põhimõtetega, et vahepeal ikka sööd kartulit, kui tulevad värsked kartulid ja vahepeal sööd pastat, on ju, siis vaatad, et peale pasta söömist kaal ikka kukub. Ja, aga kui 2 päeva pastat sõid, siis enam ei kuku. Siis enam ei kukkunud, jah. Nii et ärge 2 päeva. Aga selles mõttes, et on küll niimoodi, et ikkagi kui vähemalt 2 toidukorda on nagu enam-vähem health pointi põhimõtte järgi ja kui salatit peab ohtralt olema. Siis ei ole üldse küsimus. Nagu üldse ja täna ma sain ühe tuttavaga kokku, kes oli saanud omakorda meie ühise tuttavaga kokku, kes oli öelnud, et ma olen 2 kilo juurde võtnud, ma lihtsalt ei suuda, et neid saiakesi, et ma küpsetan ja ma ainult nii hullult tahan neid saiakesi. Ma ütleksin, et inimesel on lihtsalt, keha on näljas. Toitaine puudus ja mida rohkem sa seda saiakest sööd, seda rohkem sa seda saiakest tahad. Et nii on, et me oleme siin ka ikka paar barberi kooki teinud, aga veel ei veere, nii et kõik on kontrolli all. Äge. Jah, väga lahe. Nii et elagu HealthPoint ja promoge seda, sest tegelikult tegemist on tõeliselt vinge ja ainulaadse programmiga. Et siin oli, kes see siin kuskil oli, mingi Postimees oli mingisugune see jälle mingi riigiametnik, kes siis oli teinud maovähendusoperatsiooni ja siis lõpuks ta oli 150 kilo ja siis tegi maovähendusoperatsiooni, siis võitis maha ja nüüd on samasugune. Sest vaata, ega kui sa harjumusi ei muuda, siis ei saa ju... Et ärme nagu ise ennast petame, on ju, et see ei aita, kui sa ikkagi harjumusi ei muuda, siis jah, siis ei saagi ju midagi muutuda. Nii et muutke oma harjumusi, kuulake võimalikult palju Network 21 lindistusi, sest et meie oleme nüüd teinud nii, et 2 päeva olid meil järjest Amgad Gabrieli päevad. Amgad oli meil külas ja me kuulasime nii, et kuulasime nii palju, nagu neid kõiki oli, neid oli päris palju. Ja kuulasime kõik läbi mitu korda ja nüüd tänasest hakkas meil Bob Andrewsi päevad. Et te saate sealt nii palju innustust, nii palju kirge, et lähete jaani õhtule ja ükski sääsk ei tule teile külge. Tulevad kõik ainult uued inimesed, kes ütlevad, ma tahan liituda. Ma tahtsin veel lisada, et see toitumise osas, et nii vähe, sest on kasu, et kui lihtsalt muuta oma vaheparad lihtsalt selleks poolikuks batooniks ja juba kaal ongi kas langeb või püsib. Et see, mis me vahepealaks sööme tühja kõhuga, on see
vanasti mingi küpsis või kook või noh, siis sealt tulebki see kilo, aga söö batooni. Õige. Elagu Snickers. Just. No aga sina olid ju vanasti Snickersi fänn, on ju? Tead, Snickers ei igasugused šokolaadi läks hea, aga praegu see nii tulimagus, et lihtsalt ei suuda. Mul oleks veel üks hea soovitus sellest, et toetame ka kohalikke kasvatajaid. Ja siis Põltsamaa rahvale näiteks seal Kolgajaani lähedal on üks talu, kus kasvatatakse värsket ja see salat ei maksa palju. See on euro või natuke alla euro. Nii et mina ostan oma salati, vaatasin rohelised salatid, ostan sealt. Enda kasvuhoonest juba sõin ära, aga ei ole midagi nii, et Eesti tootja on hästi kallilt kasvatab salatit. Nii et kuna salat on meil põhitoiduaine nagu jänestel, siis terve perekond sööb ja tasub osta sealt. Ja kui te olete juba saanud eestimaiseid maasikaid, siis soovitame neid proovida Saaremaa kohupiimaga. Teate, see kohupiim on nagu vahukoort, täitsa uskumatu. Ülihea. Need Saaremaa kohupiim ja Eesti maasikad kindlasti. Et ülihea, et meie just enne seda tooteõhtu algust sõime. Ja nagu te Go21 nägite salatit, ma segan juba mis on see suure pastapoti, see kuppelpaanega, sellepärast, et tavalises kausis ei mahu lihtsalt ära. Nii, aga soovime siis teile mõnusat jaani. Leidke oma need jaaniuksid üle. Veel lisa väike märkus, oota veel, et Annela jutu jätkuks, et kiites kohalikke, näiteks poes on Tamme talu särtsusool. See on Pärnu tootja, salati peale super hea. Suppi ka, kes tuleb proovida. Särtsusool, kes see soovitas? Särtsusool, Tamme talu. Ma usun, et igas suuremas mõttes on see saadaval. Et see oli esimesel maailmasõjal oli see püsirohi oli tegelikult. Et nüüd on ta särtsusool. Nüüd rahvatab salati peal väga hästi. Proovime, aitäh jagamast kogemusi. Jah, aga tuleme jälle nüüd lõpetamise juurde tagasi, et mis sa mõtled? Ja soovime teile siis seda lennukat hüpet, üle lõkke, mida tuleb teha Kaiele mõistusega, aga kui on võimalik hüppata, siis tasub. Ja langevarjuga meie ei hüppa. Ja tasub hüppata ja siis nautige neid palavaid ilmu on ju, et mis nüüd tulevad ikka 30 kraadi, no täitsa crazy ikka. Äge. Nii et ja kohtume siis järgmine teisipäev. Ja siis, kui kondid on ära soojendatud kõigil. Siis räägime, kuidas me jaanipäeva üle elasime ja kas tõesti nendest toodetest oli siis kasu või ei olnud. Nii et tehke eksperimenti ja proovige. Ilusat õhtut. Ilusat õhtut teile. Head Jaani. Teile ka kõike head. Turvalist reisi ja kohtumiseni näeme.